Valdo Jahil on Leivo Sepp ja teie käisite niisugusel toredal matkal nagu Taliharja Vanakuri matk ja me kohe varsti hakkame vaatama ka videolõiku sellest, aga hakatuseks ma küsin, Valdo, mis matk see niisugune üleüldse on või oli? No ta ongi selline, kuivõrd spordivõistlus enam teha ei saa, siis ta ongi selline matkavormis retk, ütleme siis retk looduses ja ega sinna retkele igaüks ei pääsenud ka, ennem tuli kirjutada siis korraldajale, mida sa varem teinud oled, et kas sa oled suuteline või mitte. Ja siis saades positiivse vastuse lõpuks saadeti sind sinna külmetama metsa vahele. Et niisugune kummaline masohhistide, spordimasohhistide kokkutulek natukene. Ja kui sa kasutad sõna retk, siis see ikkagi pigem nagu assotsieerub sellega, et vaikselt kuidagi kulged, võib-olla väike piknikukorvikene on ka kaasas, aga Leivo, asi sellest kõigest on väga kaugel. Jah, Talihari vanateestlaste kohaselt on üks konkreetne kuupäev, mis ajaks peab olema siis pool söödast, pool peab olema ära söödud ja pool peab alles olema. Kuigi me teame, et eks ole, tegelikult see talv alles veebruaris või märtsis tuleb. Aga seekord oli see talv ka päris teravalt kohal siin jaanuari alguses 2 päeva tagasi ja see oli tõesti päris korralik väljakutse, et 100 kilomeetrit sellises looduses metsade vahel üksi hakkama saada. Aga me mitte ainult ei räägi sellest matkast, vaid nüüd ka vaatame, millega siis mehed nädalavahetusel tegelesid. Taliharja Vanakuri on talvine ultra. Tänavusel aastal oli tegemist aga matkaga, mida oli võimalus läbida omal vastutusel ja äranägemisel, kasutades kas jalgratast, suuski või siis joosta. Kuna võistluse korraldada ei tohi, siis sellel aastal me teeme seda kõike hajutatud matkana. Inimesed saavad siis päeva esimese poole sees lihtsalt minna ja hakata astuma seda 101 kilomeetrit ja millalgi siis 24 tunni jooksul peaksid nad tagasi jõudma. See matk on ikkagi selline matk iseendaga. See ongi selleks, et me oleme siin pool aega oleme valges, aegviitu jõuame 50 kilomeetril ja siis hakkab tegelikult pime ala ja siis hakkab tegelikult see võistlus või matk iseendaga. Leivo Sepp oli üks neist, kes otsustas 101 kilomeetrise matka ette võtta joostes. No see on päris karm ja täna on olukord ikkagi päris keeruline, sellepärast et siin öösel tõotavad temperatuurid ikkagi langeda -10, -12 peale. Selleks, et üldse kaart kätte saada ja see GPS pead sa ikkagi tõestama, et sa oled ennem mingit maratoni jooksnud või mingit muud vastupidavus spordiala või matkamist või mägimatkamist teinud. Et ta paistab küll romantiline, aga ta on tegelikult päris raske katsumus. Ja eriti kui siis pimedas sa oled üksinda seal kusagil 10 kilomeetrit asustusest ja sulle tulevad mingid halvad mõtted pähe, siis sa pead nendega ise suutma hakkama saada, et keegi ei tule sind päästma. Muidugi, kui päris häda käes ei ole. Need, kes 101 kilomeetrist distantsi jalge alla ei soovinud võtta, said minna pehmorajale ja sellel pikkust 51 kilomeetrit. Iga distants, mis on maratoni mõõtu või üle selle, on karm ükskõik mis tingimustes. Aga kuna tegu ei ole täna võistlusega, vaid lihtsalt sellise retkega, siis tuleb nautida seda protsessi. Selleks, et seda võitlust iseendaga kõige ehedamalt teieni tuua, andsime nii Leivole kui ka Valdole rajale kaasa kaamerad. Ja esimene põnevam tõus on ka täpselt siinsamas minu selja taga, kus on pandud isegi köis, et oleks parem sealt üles ronida. Et vaatame, kuidas kaasvõistlejad seal hakkama saavad. Siin on köis. Haarame köiest ja... Valdole antud kaamera oli aga kahjuks esimene allaandja. Miinuskraadid akule ei meeldinud, kuid Valdo hoogus ei pidurdanud ning ta läbis 51 kilomeetrise matka puhaste paberitega. Nii, kas jooksjad läheksid mööda? Aitäh! Leivo Sepa kaamera aga töötas ning 101 kilomeetrisel rajalda emotsioone ka korjas. Rutka sild. Maksimaalselt 3 inimest kandevõime. Ei ole veel täis maratonigi saanud. Oleme liikunud 40 kilomeetrit ja ma olen juba kõndimise režiimis. See on midagi täiesti enneolevatut. Ma ei ole kunagi 40. kilomeetril peab kõndima. Me isegi 80. kilomeetril ei kõnni, me isegi 100. kilomeetril ei kõnni. Aga täna oleme siin koos Andres Paega ja kõnnime. Ma ei tea, ma ootan juba millal kesklaagti, seda saaks mu kõht tihti, ma tahaks süüa juba midagi. Päevavalguses sai lõpuks õhtupimedus ning aina keerulisemaks kõik muutus. Samas iga läbitud samm tõi lõppu lähemale. Oleme oma viimastel kilomeetritel. Tundub, et võitjad on juba
ammu finišis ja saunas ei käinud. Finišis on kindlasti, sauna kohta ei tea, küllap. 4,7 kilomeetrit on jah. Siis tulevad siuksed 2 tšainikut. Pange edasi, ärge lobisege. Kõige kiiremini jõudis jooksjatest Alvis Õise vastupidavus 101 kilomeetrise matkaga ühele poole Timo Tammemäe. See tähendab katkematut pingutust ja enda sellist sundimist, sest et olud olid lumised ja ega tee ja rada, mis meil oli ette antud, et see oli väga suur väljakutse. Esmased emotsioonid on nagu lihtsalt suurepärased, aga eelkõige on see matk iseendaga. Ehk siis tegelikult siin on kõige tähtsam komponent sellel mentaalsel poolel ja mõtlemisel. Natuke peab jalas ramm olema, aga tegelikult see mentaalne pool on ikka väga tähtis. Leivo, sa mitu korda rõhutasid seda sõna vaimne pool. 101 kilomeetrit oli sinu distantsi pikkuseks. Püüa kirjeldada natukene, mis selle vaimse poole pealt siis kõige keerulisem sinu jaoks oli? Kõikidel inimestel tuleb ette, ükskõik milline jooksudistants tuleb raskeid hetki ette ja tavaliselt see tuleb kuskil 2/3 peal. Nii et kui see on 100 kilomeetrit, siis seal kuskil 6-70 kilomeetri peal tulevad rasked hetked ja kui siis on veel pime ja seal on puud otsast kukub sulle lund pähe, see ei ole muidugi jõudne, aga ütleme, et kui seal metsades pidi ka ilves olema ja sellel ilvesel olevat kõht tühi ja ta pidavad sööma kõike, mis liigub. Kas sul, Valdo, oli ka mingid analoogsed sellised hirmud või? Ei, sellised hirme küll ei olnud. Tegelikult usun, et Leivo nagu toetab mind, et sellised pikad matkad või retked või jooksud või ükskõik jalgsi või rattaga või suuskudega, nad nagu arendavad sind inimesena ka, et mis sul muud ikka teha on, kui mingid mõtteid mõelda, see on nagu aeg iseenda jaoks, sul pole muud valikut. Ja mina olen küll saanud väga palju asju selgeks mõelda või läbi mõelda, enda kohta rohkem teada, õpid ennast tundma ja see on selline nagu õpiprotsess ja juba sellepärast, et on oluline, et tänapäeval on jube raske leida aega iseenda jaoks. 100 kilomeetri või 51 kilomeetri jooksul sulselt pole varianti, sa oled iseendaga ja sa pead endaga hästi läbi saama. Ja kõik need samad need hirmud ja eneseületused kuuluvad sinna juurde, aga kui need tehtud saab, siis järgmine kord on juba palju tugevam tunne. Aga mis ajaliselt tähendab? 51 kilomeetrit ja 101 kilomeetrit, eks ju, et mitu tundi saab siis enda mõtetega olla? Nii kaua kui rajal oled. Kaua sa olid? Mina plaanisin natukene üle 7, olin üle 8. 8,5. Ja kui minu käest küsiti stardis, et mis ajal tagasi jõuate, siis ma ütlesin, et 11 tunni pärast umbes peaks tagasi jõudma. Ja eks ta umbes niimoodi läks. Et eelmine aasta näiteks, kui sama asi toimus võistlusena ja siis oli tõesti soe ilm, oli selline 0+1 kraadi, et siis ma läbisin selle 9,5 tunniga. Nii et need on nagu need ajaraamid. Aga ütleme, seal inimesed tulevad ka 20 tunniga. Ja võt see on seiklus. Tõesti. Võt need on tugevad inimesed, kes nii kaua on rajal. Aldo, sa rääkisid sellest, kuidas sa pidid seal mingitele küsimustele vastama ja millised on niisugused peamised, põhilised füüsilise ettevalmistatuse, ma ei tea, niisugused asjad on, mis mul peavad olema täidetud selleks, et sellisele matkale tulla? Punkt 1, sa pead olema terve. Ehk siis treenitud ja terve, et niimoodi diivani pealt püsti tõustes, et ma nüüd lähen, nii seda läbida ei saa, et sul peab olema ikka mingisugune baas all, pead tundma ennast piisavalt tugevana ja hästi, et üldse sellist asja ette võtta ja korraldaja peab siis veenduma, et sa oled selleks päris ka suuteline, vähem mitte ainult sõnades, et see on eneseületus nii ehk ükskõik kõnnides või kiirelt joostes, et tore, et tulite, rääkisite, aeg ongi meil tänaseks otsa saanud ja ma arvan, et siit võis leida ka inspiratsiooni tõesti selleks, et kuidas siis sportlikult aega veeta.